Tere YouTube inimesed! See video oleks pidanud minema üles ja ma just sujuvad keset lauset vahetasin oma pilku. See video oleks pidanud minema üles juba 6 aega tagasi. Põhimõtteliselt ma tellisin asju endale ühes kontroversiaalsest kohast nimega Wish ja hästi populaarsest kohast nimega AliExpress, kuna need asjad on odavad ja selle peale ma võin raha kulutada. Tegin väikse hauli, see ei ole väike, see video tuleb üle 25 minuti pikk, sellepärast neid asju on lihtsalt nii palju ja ma jätsin nii palju lõike välja ja isegi mõtlesin, et jätaks mõned asjad välja, aga mõtlesin ei, vahet ei ole, kui pikk see tuleb, kes viitsib vaadata, see vaatab. Lihtsalt ütlen, et kõige paremad asjad on lõpupoole, just saying. Ja lihtsalt olge valmis, nagu üks põhjustest, miks ma ei tahtnud panna seda videot üles on sellepärast, et ma proovin siin bikiine. 4 paari bikiine ja mul on body issues ja sellepärast ma ei tahtnud seda üles panna. Tead mis, ma võtan ennast kokku, ma olen sellest üle. Who gives a shit, kõikide kehad on erinevad, hoiame seda meeles. Palun ärge pange mulle heite, et ma näen paks välja. Disclaimer, ma ütlen seda veel korra videos ka, aga lihtsalt, et te nagu juba praegu teaks, siis mul on suur alakeha. Seega mul ei lähe tavaliste bikiinide alumised osad, ma pean ostma stringe. Lihtsalt toon selle välja. Ma alustasin seda videot mai alguses ja lõpetasin sellega juuni alguses. Ja ma olen nüüd juba vilistlane, ma olin 12. klassis ja täpselt see periood, kus kõik need videod on tehtud, on see sama periood, kus mul olid eksamid, mul olid viimased arvestused, mul olid konsultatsioonid, mul oli veel üldsegi lahtine, kas ma lõpetan gümnaasiumit, sellepärast, et mul oli matemaatikaga veits pekkis. Aitäh mu kallile matemaatikaõpetajale, et sa aitasid mind, reaalselt ma tänan sind südamest, et mul ei jäänud lõpetamata. Ja seal videos te lihtsalt näete ära, kui mul on hea päev, kui mul on halb päev. Ühes videos ma olin just ennem nutnud tund aega jutti matemaatika pärast, et ma pidin panema päikseprillid, et ei oleks näha, et ma olen nutnud ja pidin tegema voice-overit, kuna ma ei suutnud rääkida, kuna ma läksin muidu uuesti nutma hakanud. Seega hashtag abiturientide life, ma ei tea. Aga jaa, selles videos ma olen tegelikult ainult 1 korra meigiga. Ehk siis see peaks juba päris palju nagu ütlema, et see oli päris stressirohke aeg, seega võtke seda ka nagu arvesse. Ja ma tean, et see haul ilmselt kellegi ei aita, sellepärast et on juuli ja kõigil on bikiinid juba olemas, aga seal on veel lahedaid asju, seal on fucking kontsad, seal on üks two-piece, mis on nagu mine munni. Oi, aga jaa, lihtsalt vaadake videot. Ma sain 2 esimest pakki. Ja need peaksid olema AliExpressist. See peaks olema sõrmus ja seal on öeldud phone holder, aga ma arvan, et see on see asi, mis käib telefoni taha, see jubin. Okei, see näeb täitsa välja nagu see, mis ma tellisin. Ja üli mega kena sõrmus. Shit, see näeb välja nagu kellegi killasõrmus ja praegu 2-3 kuud hiljem see ei ole mul ikka roheliseks läinud. Ja let me say, et see parempoolne on palju kallim, see on hõbedast, nagu mida perset. Normaalne, mis mul ikka öelda on. By the way, kui tõstate sõrmuseid for cheap, siis katkul nad alati läbipaistva küll hulge küle, aga meist nad ei lähe roheliseks. Jep. Ma olen 2 kuud kasutanud seda popsocketit ja see ei ole siiamaani läinud katki. See on päris hea. See on mu kültega täpselt sama värvi. Ma ärkasin ülesse ja mul oli kurk nii valus, seega ma teen nüüd voice-overit, seega ma praegu avan oma pakki ja strugglin sellega. Ja vist võtsin käärid lõpuks appi. Ei võtnud isegi, vau, eriti tubli. Seal on sõrmused, mis on tegelikult suhteliselt pasad, ütleme nii. Need on head, kui sa käid mingi 1 korra nendega väljas, aga muidu need lähedalt vaadates näevad suht jubedad välja tegelikult.
no come on, vaadake seda, mis kuradi Hiina krepp see on. ma ei tea, mis minuga toimub. Mõtlen oma elu üle järgi vist. See, mis siit pakist kohe välja tuleb, ma ostsin need naljaga. Ma ei tea, miks ma need ostsin, need olid lihtsalt nii odavad, ma läksin lolliks. Ja see, ja, wanna Netflix and chill. Okei, nüüd on mul jälle häälte, et teiega rääkida. Põhimõtteliselt ma nägin unes, et oli talv ja ma olin kuskil Venemaal ja kõik küsisid, miks ma seal olen ja siis ma käisin mingeid asju ostmas ja ma sõitsin bussiga, ma sõitsin valesse kohta ja räige lumi oli igal pool. Ja ma mäletan seda, et mul kurk räigelt haige, ma ärkasin üles ja mul ei olnud häält seega. That's nice. Vabandust, et ma nii sitven või ma olen täiesti putsis, ma magasin mingi 13 tundi täna vist. Ja ma sain just hetk tagasi Omnivalt 3 sõnumit, et mul on veel 3 saadetist Viimsi postkontoris ja ma lähen varsti järgi neile. On nii hea välja. Käisin tegin oma 3 pakki ära. Mul ei ole üle mis nad olla võivad. Nagu Wishiga tellimisel. Nagu kõik need videod, mis ma vaatasin, kõik ütles, et ma isegi ei tea, mis see olla võib, on ju. Ma mõtlesin, et mul seda juhtu, aga mul tegelikult täpselt sama, ma isegi ei mäleta enam, mida ma tellisin. Nagu ma vahepeal vaatan ja, et nagu kui kaugel need asjad on. I don't even know. Nii palju mullikile. Okei, see on Jokerite komplekt. Miks ma ukse lahti? Nagu te aru saate, siis ma istun täpselt nii, et ei näeks mu riidehunnikut. Way to go, nii. Ja ma filmin oma telefoniga, kuna ma ei viitsinud selle kaameraga tegeleda. Okei. Ja siis meil on mingi siuke. Mul on veel need päikesega asjad. Meil on hästi palju Coca-Colat. Coca-Cola siirad ka. Diet Coke. Siuke Coca-Cola. Ma just võtsingi päikese pärast selle komplekti. Siis on võtmega. Teaga hästi te näete. Päikega peegeldab. Siis on huultega. Siuke teksamaterjalist. Ma proovin neid. Tegelikult veel ei proovi. Ma ei viitsi. Need on legit nagu mingi, nagu mida müüdakse minu meelest Expressionsis. Nagu mitte täpselt siuksed, aga tunduvad täpselt siuksed, et nad riputavad vaata siukest asjadega. Ma olen kindel, kas Expressionsis siuksed on. Kuna Wishiga on tegelikult niimoodi, et kui sa tellid mingi asja ära, siis ta hakkab andma sulle tasuta pakkumisi. Aga nende tasuta asjade shipping on tavaliselt mingi 3 eurot. Ja ma olen aru saanud, et kui sa ostad 1 eurise asja, millele juhtub olema nii, et see shipping maksab 1 euro, siis tegelikult see tuleb odavam. Et sa ostad näiteks asja, mis maksab 1 euro, aga shipping on 1 euro, seega kokku 2 eurot. Või siis sa nii-öelda saad endale tasuta asja, aga maksad ise shipping ees 3 eurot, seega nagu I don't know. Nii, järgmine. Oh my god! See, ma olen teiega tahtnud nagu crop top'e. Mul on hästi palju crop top'e, aga mul ei ole siukseid basic on. Mul kõikidel on nagu mingi hästi kirju asi või siit läheb mingi asi, siis siit läheb niimoodi. Nagu kõik siuksed hästi spetsiifilised, ütleme niimoodi. Ma olen nagu tahtnud minna tagasi rohkem basic asjade juurde ja nagu panna nagu rohkem nii-öelda nagu lihtsalt ühte värvi särk, ühte värvi püksid, on ju. Nendega näiteks kontsad. Ja see näeb juba palju parem välja, kui see, et sul kõik asjad on hästi kirjud ja hästi ekstrad. If you know what I mean. Ja see on roosa. Roosasid särke on mul täpselt 2 praegu. Ja see on suurus S, kui ma ei eksi. Ja mulle tundub, et see on sama tegomaaga nagu mu musta värvi I have no teeth särk. Oi blää. Okei, see on päris pisike. Ma arvasin millegi pärast, et see on nagu veitsa suurem. Nagu. Ja mulle tundub, et see on siis vist suurus M äkki. Kuna nende tegumaid on nagu suhteliselt 1:1. Mis siin. Ja see M on, see M on natuke suur mulle, et too. See on täitsa mugav särk ja sobib suveks, aga ilma rinnahoidjateta paistavad nipud väga välja. Eriti kui nad on kikis. Lol. See on see kurikuulus
ja see on päris väike, mis on hea, kuna mul ei olegi tissi seal. See rinnahoidja isegi töötab, aga ma arvan, et tulemust on rohkem näha siis, kui sul on tissi, mida minul ei ole. Ja mul tuli mõte panna see tavaliste rinnahoidjate alla, seega siin näete tulemust. Mida vittu? Mul ei ole kunagi olnud seda, mis siin praegu toimub. Kas mul on tissid? Jah, mul on tissid. Järgmised asjad, mis tulid. Ma läksin postkontorisse ja siis ma läksin otse linna, seega need bikiinid ma tegin juba lahti. Aga kui mul seda juba välja öelnud ei ole, siis ma hakkasin üldse asju tellima sellepärast, et ma lähen Bulgaariasse, mul on bikiine vaja, seega ma tellisin mingi 4 paari bikiine vist. See bitch went crazy, aga põhimõtteliselt ma olen aru saanud, et ooteaeg nendel asjadel on see, et kui sa tellid nii-öelda mai alguses, siis alates mingi 17. hakkavad asjad tulemas, aga kui sa tellid juuni alguses, siis mingi 17. juuni sa saad oma esimese asja kätte. Ma ei tea, kas ma peaksin vaatama ekraani, ma peaksin vaatama nagu otsekaamerasse. See selleks. Ilmselt otsekaamerasse. Tuli kaitseklaas. Ma peaks juba bussi peale jaoks. See on mingi siuke asi. Satisfied with their product and service would be appreciated if you could leave. Yours satisfaction will be a great motivation for us. We will do our best to offer you a pleasure shopping experience if you have any concern about the product and service. Mida fuck'i, taga on vene keeles. Whatever. Ma ei tea, maikuus on mingi siuke asi, et Viimsi postkontor on pühapäeviti kinni. Ja täna on pühapäev ja mul on mingi 5 pakki vaja kätte saada, seega ma pean homme minema. Kaitseklaas, aga selles suhtes, et ma filmin praegu teloga, kuna ma lihtsalt ei viitsi seda kaamerat välja otsida. Ja mul oleks vaja see, ma olen kord kiireks teha ja see vist fitib. Jah, okei, see on ikka õige suurus. Türa ma pean jooksma bussi peale. Kui siin mingid niidid praegu küljes on, mida te märkate, siis ma just tõmblesin oma pükse, mis olid mul eile esimest päeva jalas. Ja siis mu perse nagu fuck this shit I'm out ja siis need läksid perse lõkkatki. Aga siin on need bikiinid. Põhimõtteliselt need on nagu sametist. Siuksed roosad. Need peaksid olema ees suurus. Selles mõttes, et nagu stitchingud on päris normaalsed. Siin on padjad sees, mis on nagu super, kuna mul jäi tissis, aga they need some help, okei. Siis, okei, siin on mingi väike niidikene väljas. Need kohad siin. Tea, kas te näete. See on siuke, et kui ma midagi liiga kiiresti tõmban, siis ta võib siit lahti tulla. Aga overall, see on päris hästi. Siit keskelt on päris hästi. Osadel, mis ma olen vaadanud reviewsidest, nagu lihtsalt riietel, kui sa tellid, vabandus, mul on nälgreed ja mu silmad sügavad. Kui sa tellid Wishis, siis osadel, ma ei tea, siit kohast, ütlen siis niipidi, et siit need tavaliselt tulevad nagu õmbuste vahelt välja. Siis sa pead mingi ise hakkama õmblema. Aga naisid. Siin on alumine osa. They look like this. Minu värv on nagu siitaks kena. Mis mind kinda häirib, on see, et sa tõmbad nagu püksid jalga, on ju? Ja kui sa palad liiga üles tõstad, siis ta hakkab niimoodi minema. Et siin on küll mingi kumm või asi või ma ei tea, mis see on, aga nagu kinda nagu teeb niimoodi. Need kohad on veid sketšid. Ta on suhteliselt nagu õhukesid. Aga selles mõttes, nagu kui sa lähed mingi house'i või kuhugi ostad enne bikiinid ja mingid siuksed asjad, ma arvan, et need oleksid samasuguse kvaliteediga. Nagu, nad ei ole mingi super special, kuna need ei ole mingi Calvin Kleinid, eks ole. Aga that's what you gonna get. Siin on mu tagumik. Aga ma ei tea, mida ma siin oma sõrmedega teen. Need ei ole kõige mugavamad, aga need on vähemalt ilusad bikiinid.
üldse toodan, kõik mu asjad tulevad ja mul lõpukingad peaksid olema Eestis juba, seega palun, ma tahan neid kätte saada. Mul oleks legit nagu iga päev sünnipäev, kuna ma ei mäleta enam, mis asju ma tellinud olen, siis ma lähen sinna postkontorisse, siis nad on nagu, seekord on teile 6 pakki, ma olen nagu huvitav, mis nad olla võiksid. Ja siis ma vaatan nende suurusid, on ju. Siin on üks mingi hiiglaslik, siis on väiksemaid, siis on veel üks mingi siuke ja see on kõva, ma ei saa aru, mis asi see olla võib nagu, what the fuck, on ju. Järjest ma olen nii excited, ma lihtsalt ei suuda oodata, millal ma jõuan koju ja saan neid asju avada. Kõik inimesed seal postkontoris, mida pekki see vend endale koju tuli. Ja ma olen nagu see white girl, kes käib, nagu need, kes te näete filmides, kellel on nagu mingi 10 shoppingu kotti. Ma olen see ainult, et ma tellin kõike. Okei, lähme koju. Tere jälle! Ma olen nüüd kodus ja ma saan hakata asja. Ma olen päris kaua tahtnud sükest kalavõrgu sääki endale. Here it is. Oh my god. Pilli peal see jättis siukse mulje, nagu see oleks siuke imelik võrk, mis nagu, millel on nagu üks kuju. Ma ei oska seda seletada. Nagu see oleks siuke materjal, siuke kõva materjal, mis nagu hoiab kogu aeg kujund, mis ei liigu hästi. Kas see on nii mõnus? Mida pekki? Oh my god. See on päris nice. Okei, see võib olla mulle päris suur, aga let's find out. Oh god. See lõhnab nagu pakstu või midagi. Damn. Eriti sellega, mida perset. Sellega oli huvitav asi see, et ma hakkasin vaatama neid size chart'e ja ma sain aru, et enamus bikiinidel mul nagu ülaosa on S ja alumine osa on M. Ja siis ma nagu peale neid ma tellisin kõik bikiinid M suuruses. Ma vaatasin, et ma olin nagu sellel juba tellimus ära teinud ja seal ei saa midagi muuta. Ja siis ma kirjutasin neile, et kas sa saaksid S asemel panna mulle M-i ja nüüd ütlesid, jaa, davai. Ja vahepeal on see, et nad lihtsalt ütlevad sulle, et jaa, okei, aga nad unustavad ära selle. Aga nad on reaalselt M-i, siin pealkirjas M-i. I'm excited. Ja need peaksid olema põhimõtteliselt täiesti tavalised. Which way is the front? Kinda stringi alumise osaga. Okei, need ei kata mitte midagi. Ja ülemine osa, jep. Oh my god, neil on padding sees. Nagu, vaadake seda kuju, on ju. Tavaliselt sükestel ei panda siia mitte midagi sisse. Oh my god. Ja see on nagu ülinais kvaliteet. Nice. Okei, ma olen praegu kindel. Ma proovisin neid teistpidi jalga. Ma ei tea, ma ei saa aru enam. Kumba mida need käima peaksid? Vist nii ikka. Miks nii keeruline on? Nii, need on punased. Need peaksid olema selle lipsukesega ees, kui ma ei eksi. Ai, nüüd on siuksel ikka. Makes sense. Lipsukesega ma ei tellin, kuna need olid koledad. Muidugi. Ja need on nagu suht sarnane alumine osa, aga need vist ei lähe väga nagu kõrgele. Eks nice. Ja need on siuksed. Ainuke asi, mis võib saada keeruliseks, on see, et neil see valge äär on siin, et mingi oled veid, siis vahepeal tuleb niimoodi välja. Aga wow, nende kvaliteed on nii nice, mida perse. Need bikiinid on visuaalselt hästi ilusad, aga alumine osa ei kata põhimõtteliselt midagi. Üks vale liigutus ja su vajaygi out. Ja nagu ma siin näitan, siis see valge äär ikka keerab ennast päris palju välja. Okay, see võib ollagi mingi kleiti midagi. Description on lihtsalt mingi OSXUO 214 HSOS1. Mida? See on vist minikleit. Seal oli mingi räige soodusega, mingid minikleidid. Jah, mul on uued küüned. Okei, materi on päris nice. Jep. Siukene täitsa basic.
Must kleit. Oh god. Oh god. Oh god. Okei, vaadake mida need paelad teevad. Ma pean nagu alati tegema siia selle sõlme, et nad püsiksid, kuna need tunduvad nagu liiga pikad paelad. Materjal on ilmselt... Materjal on sitaks nice. Nagu... Ma on tavaliselt need uisutamise trenniriidedest sarnasest materjalidest tulnud. Peaks on S-suurust too. Miks see nii suur välja näeb? Põhimõtteliselt ma üritan siin sitast saia teha, see kleit ei kõlba mitte kuhugi, see riie lihtsalt vajub ära kogu aeg. Suht jube. See on nii naljakas, ma ei saa. Vaadake lihtsalt, kui lühike see nüüd tagant on, kui ma need paelad üles sidusin. Ja. See on ka kleit, kuna ma avastasin, mul on kapis ainult 2 kleiti ja mõlemad on musta värvi ja mega pikad. See on nagu T-särgilaadne kleit, kinda. It's so cute though. Siin on mingi palgasas, kingitus. Tule please küljest ära. See on S-suurus. I like it. Mul on ka normaalsed. Ma tänan jumalat, et ma ostsin selle kleidi, kuna Bulgaarias oli mõnel päeval nii palav, et see oli ainuke asi, mis pääses, kui ma ei tahtnud olla nagu full naked bikiinides. Seda on nii mõnus kanda lihtsalt ja see on mega õhuline. Reaalselt soovitan ja see ei maksnud ka põhimõtteliselt mitte midagi. See on mu kõige oodatum pakk. Mille vekki. Siin sees on 2 asja. Musta värvi kristallidega fishnetid. Nende sukkade jalga panemisega mul juba lendas mingi 10 kivi maha vist äkki. Ehk siis, kui neid kanda, siis ma arvan, et ühe õhtuga on pooled kivid läinud. See on 2-piece. Aga nagu selles mõttes nendega kunagi ei tea, kui suur ta on, kuidas ta sobib. Siis ma vaatasin neid videoid ja kõik ütlesid nagu võtke size up. Siis ma võtsin M-suuruse ja thank God, et ma võtsin M-suuruse. Siuksed! Oh my god! I'm so excited. Kõikidest asjadest, mis ma endale tellisin, see reaalselt, see vastas kõikidele ootustele. See on esiteks mega mugav. Need on nagu dressid, mida sa võid kanda õhtusöögile. Need näevad nii fancy'd välja lihtsalt, kui õigete asjadega komplekteerida. Vabandust, ma rinnahoidja väel olen. Aga jaa, it's really pretty. Nii, ja nüüd on jäänud viimane asi. Need on mu lõpetamise kingad. Oh my god. Vaadake seda kontsa. What the fuck? Okei, nagu ma review'dest lugesin, siis need olid odavad, need olid mingi 20 euro. Jah, limi on päris palju näha igalt poolt. Ja siit on nagu veits lahti. Ja selles mõttes, kui nad ära fiksid, siis nagu minema. Lõpetamise päeval ma olin terve õhtu päeva nende kontsadega ja nad olid mugavamad, kui ma arvasin, kuigi neil on mega õhuke tald ja selle tõttu mul hakkasid jalad päris juttu valutama. Aga muidu need nägid nii head välja.
sain just pakki. Oh wow. Ja no põhimõtteliselt need on sarnased nagu need mustad mul on. Ei teagi, kas neil on mingid vahed või. Siin on ka päring on sees. Need on põhimõtteliselt identsed nendele mustadele, ainuke siin see, et päringut on siit näha, sellepärast et need teised olid musta värvi ja seal ei olnud seda näha, aga nendel veits oli seda näha, aga see on ainuke puudus. Üks põhjus, miks ma üldse ostan nagu string talumise osaga bikiine on sellepärast, et mu tagumik ei mahu kuhugi. Lihtsalt mainin. Ja siin ma olin nutnud veits, seega ma panin päikseprillid ette. Ja ma otsustasin mitte rääkida, kuna ma olin nutnud matemaatika pärast. Nagu nii juhtub, kui sa oled lõpuklassis abiturient ja sa ei saa oma eluga hakkama. See kott näeb üli fancy välja, aga sinna tulid korsud sisse suhteliselt ruttu, aga selles mõttes, et see tasub ennast ära ja ma siiamaani kannan seda, mulle räigelt meeldib see kott. Ma olin juba nii allunud, kuna see pakk jõudis 18 mai Eestisse ja täna on 4. juuni. Omnima, mida vittu sa teed? Siis on Wishist tellitud asjadega on vahel niimoodi, et need lõpuks ei tulegi, lihtsalt kaovad ära või midagi. Ja osadele inimestele on tulnud pakid niimoodi, et nagu see osa on lahti lõigatud. Et nagu keegi nuurib, mis seal sees on, siis nagu ups, ei ole vist minu pakk. Ja saanud Postimehe tagasi seda. Firma logokaart, kõik on hiina keeles toomis ja mitte midagi rohkem. Okei, see näeb isegi välja nagu pildil. Jah, õmblused on nii nagu nad on. Nagu siit sa näed ära lihtsalt selle asja kvaliteedi. See äär siit. Kuidas see jookseb? Tundub kuidagi suur. See bralett on mulle päris suur, kuigi see näes suurus ja reaalselt nagu igal pool, kus võimalik on ruumi lihtsalt üle, kuna mul ei ole sinna sisse mitte midagi panna. Nagu kõrvalt on lihtsalt liiga palju seda riiet ja seest on liiga palju riiet. Nagu idee mulle iseenesest meeldib ja ma võib-olla isegi kannan seda, aga ma ei tea kuidas. Kuna näiteks siin on näha, et maha istudes, see on lihtsalt näha, kuidas see on liiga suur minu jaoks. Seega ma ei saa kanda seda kahjuks. Teile meeldis mu väike haulikene ja järgmisena tuleb mul Fashion Nova haul. Mul on pooled asjad juba olemas, üks pakk peaks nüüd tulema, ma arvan, et ülehomme. Ja siis ma teen Fashion Nova asjadest ka video ja ma arvan, et see tuleb isegi põnevam, kuna seal on nagu legit riided ja kontsad ja see tuleb siuke fashion, kuna Fashion Nova baby. Miks ma räägin niimoodi, ma olen nii nõme vahepeal. Olge muhedad.